oi jah, hommik. Sõidame lennujaama poole. Kuhu lendame, siis vaata edasi, siis lihtsalt teada. Ma ei hakka spoilima. Muidu on nii igav. Nii oleme jõudnud siia Tallinna lennujaama. Ja raamatupoes. Vaata, mis siin on Lonely Planet. Oi, näed. Tenerife raamat, huvitav. Mis siin kirjas on? Kas minu nimi on ka siin vist sees? Siim Koppe. Mandi kuulud seal raamatus. Lugege seda raamatut, see on päris äge. Ma väga soovitan. Aga kas ma pildi peal ka kuskil olen või? Ei tea. Juba ikka olen ka. Tõttavasti. Vahemaandumine Türgi, Istanbul. On see vast suur lennujaam Türgis. Vägev. Võimas värk. Nüüd koosolekule minek. Tere! Tulin koosolekule. Tere! Siin alles sätima sisse, ühendame wifit ja siis hakkame näitama slaide. Slaide? Nii olime 7 tundi lennujaamas ja järsku hakkas ilgelt kiire. Nii et jooksame lennuki peale. Uskumatu lugu. Aega on, aga järsku läks kiireks. Nii et siit me näeme. See lennujaam ei ole väike. Väike juba paistab aknast, aga liiga enne on ei taha välja teha. Seal on lennuki tiim. Aga oleme peaaegu kohal. Ei ole näha. Tahtsin hommikusööki teile näidata, aga sõin ära juba. Kõht oli tühi. Kohv on täitsa tökat. Aga seest kange ja tõhus. Ja muu see ei tööta enam. No ei tea. Saan piloodile listada äkki. Pärast saab panna kuud videos off. Määndiks. Ei midagi. Ei, siia küll ei jää nii jälle. Uskumatu lugu, jõudsimegi siia Paradiisi saarele. Väga ilma väga soe, ütleme nii. Läheks kohe, laseks sealt alla. Issand, kui ere see väike. See viima. Võta korra ära palli sees. Esimene toidu elamus. Jõhker. Ülispicy. Aga ülihea. Ikka siuke riisikana roog. Ja mingi supp. Tuld tuleb. Vaadake, banaanid. Papaia on mu lemmik. Ja see on ka, see on see, mida sa sõid täna. Seal suppi sees olid, see on väga maitsev. Oleme jõudnud siia Maldiivide turule. Öisele turule. Siin on ruumikulgad. Mul jäigi maha.
tihkad, vaata. Aga rohelised. Need on uuge, huvitav. Ei teagi sellised. Arbuus. Nüüd on need trumimulvad. 1, 2, 3, 4. Drumsticks. Laimid. See palmi otsad ka linn, džungel. Väike jalutuskäik džunglis, vaadake taevast. Väga all. No nii. Proovime suppi ka, tom yum. Thank you. Yeah. Ma arvan, et see on väga spicy. See on väga spicy. See on väga hea. I like it. Rallimees! Hello! Hi! What's up? Hello! Maandutest siia vette. Siin on siis selline purskkaev, mis hakkab tööle kell 8 õhtul. Siin on väga palju inimesi. Reede on neil siin vaba päev. Nagu me aru saime. Jõuame kohalikusse sadamasse nüüd. Vaadake, mis päikeseloojang on. Wow. Päris palju laevu on siin. No nii. Oleme siis siin Pulido saarel Maldiividel. Eile jõudsime kell 12. Eile või? Eile jõudsime. Eile hommikupoole. Näitan teile korra vaadet. Mul oli selline tunne, et me oleme siin juba kauem olnud. Jah, saar on väike. Aga mulle meeldivad need päikeseloojangud, mis siin sellel laiuskraadil on. Samamoodi oli Amazonases ka sellised punased ja samamoodi ka Arizonases. Aga temperatuur ei lange mitte karvavõrdki, kui päike on looja läinud ja öösel ka mitte. See on hästi huvitav ja hästi mõnus, et me saimegi tänu sellele tulla seljakottidega, et me ei pidanud üldse pikki riideid kaasa võtma. 27 kraadi on kogu aeg. Vähemalt, jah. Noh, päeval on 30. Ja vesi on hästi soe. Hästi ei muutu väga. Troopiline kliima. Ja, aga muidu oleme praegu suhteliselt suures linnas. No kindlasti kõige suurem linn siin Maldiivide saarel üldse. Ja liiklus on tihe, möll käib. No selline klassikaline lõunamaa linn. India. Ja ma arvasin, teades, et me siin 3 ööd oleme, ma arvasin, et mul on kuidagi raskem siin olla, et ma tean, et ma olen tulnud sellisele rahustavale rannapuhkusele ja siis alguses oleme mingis lärmakas rahvast täis lõunamaa linnas. Aga kuidagi hästi tore ja mõnus on siin olla ja isegi see ei häiri, et lihtsalt terve öö on tänavad sama lärmakad, nagu nad on päeval. Kordagi ei tule seda vaikust, et nüüd hakkas öö, nüüd on vaikus ja nüüd keegi ei liigu. Kordagi ei tule seda. Rollerid niimoodi panevad ja autod ka, aga enamus on ikka rollerid.
päris huvitav on see liiklus siin. Kuigi ta on veel soft, ta ei ole võrreldav mingi, ma arvan, et isegi mitte Tai ja Indiaga kindlasti mitte ta ei ole võrreldav, aga esimene reaktsioon oli küll selline, et mina teed ületada ei julge, et kas ma saaks kuidagi kõik käimised niimoodi ära teha, et kordagi üle tee ei lähe. Aga sellega harjub, lähed selle vooluga kaasa ja samal ajal ülehomme sõidame siis mingile väiksele saarele, kus ei olegi vist mingeid masinaid. Ja see saar on 200 meetrit lai ja 700 meetrit pikk. Et vaatame, mis sõidukid seal on ja kas on kindlasti väga suur kontrast. See on see saar, kus on see liivarand ja üks palm. Niimoodi tehakse Maldiivin style. See pata tehakse siis katki, just räägitud. Kõik siia katki niimoodi piu. Ja siis see on tšapata. Paned karrid peale. Niimoodi. Raps. Paned siit igasuguseid neid asju peale. Chillit. Veel chillit. Ja seda mingisugust kapsanud asja. Ja õli näitse. Jämma. Sibu. Vaata seda. See on see chip. Oil. Väga spicy. Tuuniga. Põhisõiduvahend on siis mootorratast, nagu näha. Tänavad on mootorrattaid täis. Sõidavad väikesed kui suured. Suured Coca-Cola fännid ei ole, aga oli jutt kuskil, et siin riigis tehakse Coca-Colat siis siin koha peal sellest veest, mida nad destilleerivad siis ookeanist. Et nüüd me proovime. Coca-Cola maitse on ju lapsepõlvest meeles. No vahest ikka oleme joonud ka. Aga mis tunne on? On teine maitse? Või on turundusnipp? Tahaks öelda, et on küll natuke teine maitse. Aga ilmselt on turundustrikk, jah. Vesi on siin tehtud siis neil endal vetti tulemaasest. Teevad ookeani eest. Kohe jõuame mingi väga laheda aktsiooni juurde. Midagi müstilist. Huvitav, mis see on, muudab värvi. See on küll mingi äge asi. Väga minge, vaata, muudab värvi. Kohal. Tegemist on pesulaga. Ja bensujaamaga. Jaa. Väga nice. Siis kütuse hind on ka. Ei tea. Jumal lahe. See on alles ehitis. Mul pole midagi öelda. Tegelikult pidime ju minema, kuhu me pidime minema? Purskkaevu juurde. Aga leidsime hoopis siukse asja. Me unustasime ära, purskkaevud olid kella 6:10 õhtul pidid olema ja nüüd kell on kohe 10 ja me käisime hoopis hotellitoas scrollimas selle asemel. Aga igatahes kütusejaam on väga fancy ja siin on ka lahe hängida. Jaa, sest muidu me ei oleks seda tanklat leidnud, kui ma oleks purskkaevudes. Ja kütuse hind on 0,9 senti. 0,9 euri. Senti. Eurosenti, 90 senti. Liiter. 95. Teede õhtul on siis rahvastepall. Ja kopamees paneb prügi laeva peale ja sõidab sellega laeva siis merele ja siis laseb seda prügi sinna merre. Ma läks ma see story't tegema.
seljakoti rändurid on nüüd 2 ööd ööbinud ühes hotellis. Ja on aeg edasi liikuda. Ilmad on külmaks läinud. Ma olen endiselt endale nii uhke, kui väikse kotiga ma suutsin reisile tulla. Aga ilm on tegelikult ülikuum. Mingi 32 kraadi vist. No ikka tõeline selline backpackeri tunne on. Ja. Mina tulin ka väikse kotiga. No mitte nii väikse, aga mõnus. Lähme otsime hommikusööki. Ja siis vaatame, kas me saame praami peale kuskil. Jep, sõidame järgmise saare peale. Ega me väga palju ei tea veel sellest praamiliiklusest ja asjadest, aga koha peal selgub. Jep, vaata siis edasi. Päevaseiklused hakkavad. Tulime hommikusöögile, aga hommikusöök oli liiga ammu aega tagasi. Kell on tegelikult 12.13. Me oleme Eesti ajas. Eestis on 9.13. Aga noh, lõunasöök võib ka süüa. Tikkama saada. Ja nuga siin ei anta mitte kuskil. Polegi vaja. Ma ei oskagi noaga süüa. Nüüd läheb praami peale, sõidame järgmise saare peale. Juhu! Väike paat, aga palju inimesi mahub. No nii väike ka ei ole. Nagu praam. Saadame kaardid kodustele. Jõudsime veelgi tihedama asustusega saarele nimega Maale. Pealinn. See on pealinn, jah. See on pealinn. Jalka käib. Ja kui Hulhumaale liiklus tundus hull, siis see on kord ja kolm. Kõik toimib väga hästi. Vaata ka hea liiklus. Kõik teavad, kuhu minna neid. Ja meie läheme üle. Vaata sellises liikluses sa pead minema üle tee niimoodi, et sa kunagi seisma ei jää. Lihtsalt liigud, siis nad saavad sinuga arvestada, et sa kogu aeg liigud, siis nad teavad, kas minna sinust eest või tagant mööda. Kui sa jääd seisma, siis nad sõidavad sul otsa. Selle pärast on selle nimiga liiklus. See peab liikuma. I like it. Sound check on siin. Haikala sees on sound check. Ägev lava. Õhtul kell 9 tuleme tagasi. No nii, nüüd sööme siin Maale kohalikku toitu. Kuidas maitseb? See maitseb väga hästi. Pole veel maitsunud. Mis selle nimi oli? Maitsu Piksu. Ei mäleta. Aga kohe maitsen. Kuna me oleme suured chili fännid, siis meie naudime igat toitu. Mis siin tehakse? Need on väga chillised. Aga kui sa oled näiteks inimene, kes ei talu chillit või isegi tunned toidus juba hästi väikse chillitükki ära, siis on sul siin keeruline süüa leida. Ülivürtsikad on kõik toidud. Tavatoidud on kõik vürtsikad. Nagu väga vürtsikad. Siis peadki käima kuskil kiirtoidukas, ma ei tea, purksi ja friikaid söömas. Ja, ma ei tea, jah. Oleks keeruline igatahes. See on siis pealinna turg, kus siis viiakse kõikidele saartele toitu. Ja kõik filmivad seda kruiisilaeva millegi pärast. Ja ma nägin enne linnapildis ka, et scrollisid telefonis selle sama
reisilaeva pilte, et see on vist mingi suuremat sorti nähtud. Mis seal hakkas? Me tulime sinna hotelli taas. Puhkasime. Midagi hakkas. Laulavad. Juba laulavad. Ja seal ehitavad. Jõhka. Ja. Me vist ei saagi sinna bändi peale. Samas kui minna niimoodi tähtsa näoga. On bändist trummar, Varavantšik. Staarid tulevad. Seal ikka proovime ise ka minna. Pärast saame kohalikku ajakirja. Karjäär algab siit. On ta? Me juba teame neid. Meie juba teame neid, jah. Resident. Tiimid järel. Assa nagu filmis. Ikkagi ta läheb sealt. Mitte sealt, ta arvas, et ta tuleb sealt. दिखा रहा है उधर BMW प्रेसिडेंट है ये यहाँ का हाँ रनिंग प्रेसिडेंट है Turvamehed lähevad sealt. Turvamehed lähevad sealt. Tema ongi. President. Maldiivide president. Pole jõudsime. Oi, kui palju siin asju on igasuguseid. Yummy. Hello. Very nice. Jaa. Mangot peaks küll võtma. Smells good. Võtame kohe. Mango. Yes. Viimane õhtusöök Maale saarel enne õige Maldiivide paradiisi saarele minekut. Loodetavasti on see õige, ega me ei tea. Ja esmakordselt toodi meile nuga.